jutt on siis äsja toimunud valimistest, mis on täiesti epohhi loovad ja teatud niisugune nagu mudel isegi sarnastele olukordadele, mis Euroopas hakkaksid toimuma. Kui me vaatame meie ajakirjandust, kuidas välisuudiseid tõlgendatakse, esitatakse, ka tõesti Kreekast on väga raske aru saada. Ma spetsiaalselt uurisin, mida meie ajakirjandus Kreeka valimistest räägib ja näiteks 12 tundi peale eeltulemuste ilmnemist ajalehe Postimees online versioon ei sisaldunud mitte ühtegi uudist Kreeka kohta, küll oli aga seal uudis, et Tõmošenko tütar sõitis Saksamaale. Või siis näiteks Delfi, kes küll uudiseid hakkas küllalt vara ilmutama, aga need olid vastuolulised, näiteks pealkiri, et konservatiivid võitsid, aga selle artikli esimene lause tühistas selle pealkirja ja öeldi, et nad said suure kaotuse osaliseks. Ja mis seal tegelikult toimus? Seal toimus mitte ainult üllatavate tulemustega valimine, vaid seal toimus ka vana niisuguse poliitilise valimise ja sisse kujunenud parteide süsteemi, üldse valitsemissüsteemi kokkukukkumine ja väga järsk kokkukukkumine. Sest umbes kusagil 40 aastat on jämedalt öeldes kaks peamist parteid ehk siis konservatiivid ja uusdemokraadid vaheldumisi valitsenud. Ja mõlemad said katastroofilised tulemused praegu. Ja see valitsemine on toimunud niimoodi tõusude mõõnadega, kujutate ette ühte jalgratast, kuidas seda vändatakse, seal on 2 pedaali. Kui üks pedaal on siis üleval, sellega ei olda päris enam rahul, siis vajutatakse see alla, teine tõuseb üles, jälle niisugune väntamise rütm ja mitte ainult Kreekas, aga väga paljudes arenenud demokraatiaks nimetatud riikides niisugune väntamine kestab, ilma et aru saadaks, mis on see kindel raam, mille külge need pedaalid on ühendatud. Ja kreeklased muidugi saavad aru, et ega seal muudatusi pole, aga meie valimiseelistused on tihti seotud perekondlike traditsioonide, harjumuste, lihtsalt mugavusega. Ja vaadake praegu nende valimistega. See mugav pedaali väntamise süsteem on nüüd katki. Need 2 põhilist parteid ei saa näpu otsi kokku, et luua koalitsiooni, et jätkata seda teed, mida nad senini on teinud. Ja esile on kerkinud suur hulk uusi parteid, uusi tegijaid, kes on saanud praktiliselt ühesuguse tulemuse. Et see on midagi pretsendenditut, et 7 parteid ja mitte ükski neist ei ole saanud üle 20% ja vahed on tegelikult väga väikesed. Ja kui me ütleme, et Antonis Samarase uusdemokraatia on võitnud, siis jah, ta on nominaalselt võitnud kusagil 2%-ga ületades siis Syrizate, Tsiprase parteid, mis on äärmus vasakpoolne partei või siis ütleme niisugune nagu tegus vasakpoolne partei. Aga näiliselt just nagu valimistulemustega ühe pulga peal olles on seal väga suur vahe. Uue demokraatia puhul meil on tegemist kokku kukkunud süsteemiga. See on umbes nii, nagu me läheme Oleviste torni juurde, see kukub kokku, siis isegi varisenud olekus võib ta olla natukene pikem kui täiesti terved või uued hooned, mida sinna kõrval on rajatud. Ja kuna Kreeka valimissüsteem võimaldab +50 boonuse võitnud parteile, siis tegelikult see +50, mis siis uue demokraatia jõududele on parlamendis juurde antud, see on tegelikult suhteliselt õhku täis niisugune moodustis. Ja samal ajal väga tugevasti on esindatud isegi võib-olla kõige tugevamini on esitatud Euroliidu, IMF-i, laenupakettide vastased jõud. Ja see on midagi niisugust, mis on täiesti uus ilming. Enamgi veel, millest meie ajakirjandus ja maailma ajakirjandus üldse vähe on rääkinud seoses Kreekaga on see, et Kreekas ju kehtib valimiskohustus. Kui sa valimas ei käi, siis sa saad trahvi. See on senini toonud küllalt kõrged osalusprotsendid, sest kui seda sundust ei oleks, siis võib öelda, et inimesed lihtsalt ei läheks valima, nad näitavad selle mitte valima minemise teoga oma suhtumist üldse sellisesse poliitilise süsteemi, sellesse valitsevasse 2 partei süsteemi, kes ongi valdavalt kõik need laenud tekitanud Kreekale. Sest ega individuaallaenud, eraisiku laenud on väga väikesed Kreekas. Need suured laenud, probleemid on seotud just eelkõige nende poliitikute poolt, valitsevate poliitikute poolt võetud laenudega, mille eest on ostetud lennukeid, tanke,
me oleme praegu jahmatavate nii-öelda uudiste ees lugedes, et need abipaketi rahad, millega Kreeka majandust pidi turgutatama, need on läinud tegelikult Saksa relvatööstusel, on ostetud jätkuvalt tanke, on ostetud lennukeid, eks ole, nii et seal on taga hoopis mingisugused muud mehhanismid, kui et keegi lihtsalt võtab ja raiskab seda raha. Aga hüva, nüüd praegu, mis on uus, on see, et on rekordiline mitte valima minemise protsent. Ja seda isegi niisuguses nagu riskiolukorras, et sa võid saada trahvi selle eest. No paljudel väikestel saartel nagu Hiios või siin Saamos või üldse alla 50% on see valimisaktiivsus. Nii et kui me võtame need inimesed, kes on üldse näidanud oma suhtumist, et see valimissüsteem, mis arenenud demokraatlikus riikides kehtib, et see ei ole õiglane, ta ei ole toimiv, ta on tegelikult pseudodemokraatia, nagu ka Eestis meil tegelikult ju demokraatiat ei ole, meil on pseudodemokraatia. Et siis need näitavad väga selget tendentsi, mida kreeklased asjast arvavad. Meil on täiesti, võiks öelda, uus olukord, meil on täiesti uus niisugune mudel, demokraatia pöördub tagasi sinna, kus ta on sündinud, Kreekasse. Kas meil oleks sealt midagi õppida? No meil oleks kindlasti õppida, meil oleks õppida seda, et väiksemad parteid võiksid moodustada niisuguseid koalitsioone, et see valimismehhanism on teissugune. Meil võib öelda väga suure tõenäosusega on kogu järgmise parlamendi koosseis ette teada, mitu kuud varem, kui üldse valimised on toimunud, vaieldakse võib-olla mõne inimese sissepääsemise või mitte sissepääsemise üle, aga näiteks praegu Kreeka 300 liikmelises parlamendis on olukord, kus kusagil 100-120 inimest on täiesti uued näod, kes ei ole ennem, võiks öelda, isegi aktiivselt poliitikas osalenud. Neil on uued mõtted, neil on uus värskus, nad ei ole korrumpeerunud, meil poliitilist korrumpeerumist nimetatakse rikkalikuks poliitiliseks kogemuseks, millegipärast nad ei ole sellist kogemust omavad, mis on eelis. Ja väga paljud neist, nad ei ole sedavõrd karjääripoliitikud, nad ei kujutagi ennast karjääripoliitikutena ka tulevikus ette, vaid nad on insenerid, arstid, inimesed, kes teevad oma igapäevast toimekat tööd ja tegevust ja niisuguste inimeste tulek tegelikult riigi võimu juurde võib ainult olla tervitatav.